tere tulemast meestele testi rubriiki. Täna testime vahelduseks autodele siis hoopis Brentexi haagist. Vaatame, mis teeb selle haagise paremaks, kui on teised konkureerivad haagised. Näitan teile ka paari huvitavat nippi selle haagise juures ja üldiselt seletan ära, kuidas siis Brentexi haagiseid on ette nähtud kasutama, mis on siuksed ohutusnõuded ja siuksed näpunäited, et endal oleks seda mugavam ja turvalisem teha. Aga haagime ta siit autokeelest lahti ja vaatame lähemalt. Nii, nüüd siis haagise, ütleme siis külge ja lahti haakimine. Lahti haakimise puhul on siis paar näpunäidet, mida oleks soovituslik kasutada. Esiteks võib selle ratta siit allapoole lasta ja tegelikult saab teda ka eraldi siit nii-öelda käepidemest siis ka ülesse poole keerata. Ära täiesti ülesse keera, muidu tõsta ka autot väikselt ülesse ja võib midagi ära lõhkuda. Siis järgmiseks võib siit selle pistiku lahti keerata. Ta on mingi õrna siukse nõksuga, aga väga hullu pole. Ja Brentexi haagisel tegelikult on olemas siin ka 2 auku. Üks on siis 13 pinnise otsiku jaoks vähe suurem auk ja teine kaasas olev pisike pistik on siis ka 7 pinnine, mida saab kasutada näiteks siis vanematel autodel. Siin on ka siis selle jaoks väiksem auk olemas ja ta tuleb nii-öelda ühtse komplektina üsna mugavalt tegelikult paigaldatav siia külge, et saate lihtsalt siia, kui ma nüüd selle koha üles leian, saate lihtsalt siia külge keerata, et siis on hea ka sõbrale seda laenata. Siis on siin olemas väikesed indikaatorid. Siin on siis, kui ta üles tõsta, siis ta liigub siia nii-öelda punasele indikaatorile. See indikaator tähendab seda, et kui sa ta nüüd näiteks konksu külge paned ja ta on siia kinni jäänud, siis niimoodi sõita ei tohi. Siis sa pead natukene rohkem suruma ja siis ta läheb rohelise peale. Siis on ok, siis võib sõita. Ja üks asi, mida veel kindlasti jälgida, on see, et ka see tross, mis siin on, et see oleks ümber selle konksu. Sest see ennetab siis seda, et kui mingil põhjusel peaks konks, nii-öelda see haake pea konksu küljest lahti tulema, siis vähemalt see tross loodetavasti jääb siia selle palli alla nii-öelda. Seega haagis ei lenda ära, vaid ta küll jääb lötendama sinna taha, aga vähemalt sa saad kuhugi tee äärde turvaliselt seisma jääda. Ja ega rohkem midagi olegi. Siit saabki ta siis täiesti ülesse keerata ja siis juba ringi sõidutada. Et üsna siuke kasutajasõbralik. Ja kohe mainiks ära ka selle, et kogu see nii-öelda haake osa on tegelikult reguleeritav. Sa saad siit need poldid lahti võtta, sa saad tõsta ta ülesse poole, kui on kõrgemad autod, näiteks maasturid. Sa saad panna ka ta allapoole veel ja kui sul on eriti madal auto, siis sa saad pöörata veel tagurpidida ja siis selle haake peal lihtsalt jälle ümber pöörata. Ja ütleme, igal autol on olemas mingi siuke mugav positsioon, et oluline oleks, et on autoga ühel tasemel, et ta ei oleks oluliselt allpool ega ei oleks oluliselt ülevalpool see nii-öelda haagise enda osa, et ta võiks olla üsna stabiilne. Ja nüüd, kui oled näiteks haagise siis auto küljest lahti teinud ja soovid siis midagi siia peale laduda, siis on võimalik juurde osta siuksed nii-öelda tugijalad. Need tugijalad käivad samamoodi nagu see esimene ratas. Saad siit lihtsalt lahti keeratada, maha suruda ja siis uuesti kinni keerata. Sama teeme ka kohe teiselt poolt ja siis saab ka lukud, et oleks siis haagise nii-öelda sisu ka kaitstud väliste nii-öelda tegurite eest või inimeste eest, kes võib-olla võiks tahta seda ära võtta. Siit saab selle luku ilusti võtmega lahti keerata ja nüüd, kui kohe kähku teiselt poolt ka see ära teha, siis tegelikult saab ka ilusti selle haagise kaane lahti teha. Et haagis ise meil on 3,5 meetrit pikk ja ütleme, ruumipuudus siin kindlasti ei tule. Just vedasime sellega suurt hunnikut parketti, vedasime sellega ka uksi isegi, et siin tõesti seda ruumi on oma jagu. Lisaks saab tegelikult lahti teha ka nii eest kui tagant tegelikult selle kaane ja tegelikult on need kaaned ka eemaldatavad, kui peaks selle jaoks vajadus tekkima. Ja nüüd näitan ka lähemalt, miks need jalad olulised on. Kui need jalad praegu all ei oleks, siis ütleme, kui sa siia haagise peale astud, siis ta lihtsalt kalduks ümber.
Seega, kui need jalad on olemas, siis sa saad siia peale laduda asju ka niimoodi, et sa võid rahulikult siia peale astuda. Kui ta on muidugi auto külge haagitud, siis sellel olulist vahet ei ole, aga jällegi see on hea lahendus selle jaoks, kui sul on näiteks vaja vedada asju kuskil kortermajas, kus sees ei ole väga palju võimalusi siis kogu autot koos haagisega parkida, et võtadki haagis ära, laed asjad peale ja paned auto külge tagasi. Ja lisaks tegelikult üks asi, mida me praegu ei võtnud, kindlasti võta tõkiskingad, sest kui on siuke tuuline ilm, siis haagis võib ära veereda või kui pargid kuhugi kallaku peale, samamoodi haagis võib hakata veerema, et pane kindlasti tõkiskingad, siis on endal ka turvalisem olla. Ja nüüd Brentexi haagistel on olemas ka nüüdsest siis plekist need nii-öelda porilapakad. Külgedel on ka astumiskohad ja tegelikult selle porilapaka enda peale võib samamoodi astuda. Et kui näiteks tahad siia sisse hüpata otse, mingil põhjusel näiteks tagant ei saa, siis saad astuda selle nii-öelda porikatte enda peale. Siuke jällegi väike asi, aga mingis olukorras võib olla väga oluline. Lisaks on neil kergesti eemaldatavad katted. Siit lihtsalt võtad selle nii-öelda splindi lahti mõlemalt poolt. Käib üsna, ütleme, piisavalt kergelt, aga samas mitte liiga kergelt. Need käivad siit ära. Nii, hops, üks ja teine. Ja saad selle siit ära võtta. Et põhimõtteliselt ütleme, suhteliselt iga asja peale on mõeldud. Ja tegelikult on nüüd võimalik osta siia ka siis eraldi siia külge saab osta nii-öelda keti. Ehk siis ta laseb sul selle nii-öelda katte, laseb täpselt sirgeks ja hoiab seda sirgena. Ja seega sa saad siia laduda asju, mis on isegi pikem kui 3,5 meetrit. Ja nad on teinud selle hingesüsteemi nii, et põhimõtteliselt see nii-öelda gaas ja siis see põrand on ühe tasapinna peal. Seega ta ei hakka kuidagi painduma, ta ei hakka kuidagi veidralt seda koormat, mida iganes siis on vead nii-öelda erinevatesse imelikesse oludesse panema. Ja nagu näha, siis on ka viidud need nii-öelda koormaasad kõik just nendesse seintesse. Mitte ei ole enam põranda küljes. Seda siis samal põhjusel, et kui sa midagi tahad siia peale libistada põrandale, siis suur oht on see, et kui ta on põranda küljes, siis ta lihtsalt kriibib ära selle asja. Kui ta on seina küljes, siis on see oht oluliselt väiksem ja vajadusel saab lihtsalt natukene siis kogu seda nii-öelda koormat ühele poole liigutada, et ta lihtsalt siia seina vastu ei läheks. Natuke lähemalt ka turvalisuse koha pealt. Kui ongi siuke tuuline ilm nagu praegu, siis kindlasti tuleks võtta siit see splint. Neid on mõlemal pool üks. Võtad selle splindi, teete siit natukene nii-öelda tõmbate välja poole ja panete siia, et oleks ilusti turvaliselt siis ka selle nii-öelda hinge ära lukustanud. Ehk siis kui nüüd tuul sealt pool peaks puhuma, siis ei kuku sulle pähe või siis koormale peale. Et jällegi üks väga oluline asi, mida peab jälgima, sest ütleme, mingil hetkel loodetavasti ei saa aru, et oi, nüüd oleks pidanud selle panema, et pigem jah ikkagi ohutus enne kõik ja see alati külge panna siia. Ja lisaks kõik need erinevad siis nii-öelda uksi ja asju kinni hoidvad klambrid on hästi kvaliteetsed. Et on siuke robustne, ta on siuke korralik mehaaniline, et sa tead, et see koorem või siis ütleme siis see uks ei tule siin mitte kuhugi. Et kui ta on kinni, siis ta on kinni. Et osade haagistega on endal olnud kokkupuudet, kus ta lihtsalt logiseb, ta on siuke lõtv, et võib-olla saab seda reguleerida, ehk on siit seest siis see vedru välja veninud, aga ütleme selle haagisega seda kogemust praegu ei ole, et on väga hästi ennast tõestanud ja üsna siukselt kvaliteetselt üles ehitatud. Et kõik Brentexi haagised tegelikult ongi tehtud ka hästi tugeva alusraami peale ja nad on tehtud siis keevis tehnoloogiaga. Ehk siis nad ei ole nii-öelda poltidega kinni pandud seal. See tähendab siis seda, et Brentexi haagised, kuna nad on keevis tehnoloogial, siis nad ongi tugevamad, nad ei vaju läbi ja nad ongi siis ka nii-öelda tuleviku kindlamad, et nad ongi sul pikemaks ajaks mõeldud kui lihtsalt ütleme mõned aastad, 5 aastat, et siin sa saad seda kasutada ikka väga pikalt. Ja nüüd näitan, kuidas siis kogu seda haagist ennast kallutada saab. Esiteks kindlasti, kui sul on need tugijalad tõsta üles, sest muidu ta ei kaldu mitte kuhugi. Teiseks tuleb siis tulla siia ette. Siin all on 2 üsna tugevat klambrit. Need lahti teha
nii, ups, üks ja teine. Et ta on hästi-hästi tugevalt kinni pandud just sellel põhjusel, et ta sul mitte kuhugi ei hakkaks ise kalduma või lahti tulema. Nii, ja nüüd siis saame ta siit üles kohe tõsta. Nii. Et on ka siuke variant olemas. Ja miks see hea on sellepärast, et sa saad, siia tegelikult on võimalik osta ka eraldi amort, siis ta on oluliselt pehmem ja sujuvam. Aga sedasi on sul hea näiteks ongi, kui sul on, ütleme siis näiteks liiva oled vedanud, et siis on hea seda sealt maha kühveldada ja ka see kallutamine natuke aitab tal sealt maha valguda. Ja samamoodi ka pestes, et siis kogu vesi lihtsalt voolab ise sealt maha, on jällegi oluliselt mugavam. Tagasi alla laskmiseks samamoodi. Lihtsalt vajutate siit alla. Ups. Isegi tegelikult ilma selle vedruta, ta on küll tühi praegu, aga tuleb üsna sujuvalt. Ja siis siit see klamber tagasi ja kõvasti kinni. Et see ongi siis see, mis ma räägin, et üsna siuke, kõik on kvaliteetne, siuke robustne heas mõttes ja neid klambreid ja asju kasutades sa ikkagi saad aru, et ta on kvaliteetne asi. Nagu näha, tegelikult on olemas ka siin eraldi hinged, ehk siis ka selle osa koos selle kattega saab alla lasta ja siis võid ka eespool sellest kogu kastist asju vedada. Seega saad vedada oluliselt suuremaid asju, kui on 3,5 meetrit, aga kindlasti soovitaks siis näiteks sissepoole võtta ka siukesed koorma, mitte otseselt rihmad, vaid hoopis koormavõrgud, et lihtsalt kui pidurdad, et ta sul vastu enda autot ei lendaks. Et see jällegi siuke asi, mida loodetavasti ei pea ise kogema, et nüüd oleks võinud olla, aga jällegi ohutus enne kõike. Ja siia küljele saab paigaldada ka lisatagavara ratta. Et siin seda modulaarsust on hästi-hästi palju, et mingid siuksed lisavidineid asju siia külge panna saab igatepidi. Mainiks ära siis, et haagis, see konkreetne haagis on 3,5 meetrit pikk ja ta on 1,4 meetrit lai. Kandevõime on tal 463 kilogrammi, ta on siis üheteljeline ja ta on ilma piduriteta haagis. Brentexil on olemas 2-teljelisi, on olemas ka siis eraldi paadihaagiseid, on olemas ka piduritega haagiseid, et tegelikult suht igaüks leiab endale midagi sealt. Ja nagu siis siin ka näitasin nende jalgade näol, et on olemas ka lisavarustuse ostmise võimalus. No nii, ja võtame kokku siis kogu selle haagise kasutuse ja üldiselt selle haagise omadused. Et üldiselt ei saa mitte midagi halba öelda. Ses suhtes kõik asjad, mis mõnele inimesele võiks mitte meeldida, suurus, kõrgus, kandevõime, need kõik on lahendatavad. Meil on ta siis 3,5 meetrise pikkusega, üheteljeline ilma piduriteta. Sa saad võtta 2-teljelise, sa saad võtta piduritega, sa saad võtta lühema, sa saad võtta ilma katteta, sa saad võtta, ütleme, neid valikuid on väga-väga palju. Brentexil nüüd tuli välja ka haagis, mille sa saad kõik 4 seina eemaldada. Nagu siin olid siis ees ja taga, sa saad ka küljeseinad. Miks? See on igal ühel enda otsustada. Kindlasti keegi leiab lahenduse, miks ka ilma kõikide seinteta sõita. Üks kindlasti hea omadus on see, et siis sa saad külje pealt ka otse sinna haagisesse asju laduda, sest et kogu külg on vaba, seega sinna saad näiteks 2 euro alus kõrvuti panna. Jällegi, asi, mille peale ise ei tuleks, nemad tulid. Brentexi ettevõte ise on Eesti ettevõte. Aastast 2000 nad toimetavad, neil on 20 töötajat, kellest 5 on insenerid ja kellest omakorda 2 tegelevad otse tootearendusega. Ehk siis nad ei ole ettevõte, mis ostab neid haagiseid sisse ja paneb enda logot peale, vaid nad reaalselt ise teevad need ka valmis, ise katsetavad, kuulavad kasutajate tagasisidet ja selle abil ka siis natukene muudavad. Näiteks need samad eespool olevad tuled, need on tõstetud ülespoole just sellel põhjusel, et omanikud eelmistel haagistel ütlesid, et kuna need olid all, siis ratast alt tulevad kivid, lihtsalt peksid katki need tuled. Tõstsid 15 senti kõrgemale ja oluliselt vähem on neid juhtumeid, kus need tuled niimoodi katki lähevad. Et lihtsalt see kasutajate tagasiside ja see, mida ettevõte sellega teeb, et ta reaalselt kuulab kasutajaid, see on minu arust väga lahe ja nii peakski iga ettevõte toimima. Lisaks ongi siis, nagu mainitud sai, väga palju erinevat lisavarustust. On siis need jalad, sul on olemas need ketid, sul on olemas
piltlikult ükskõik, mida sul vaja läheb, sa kindlasti leiad selle Brentexist. Neil on väga head müügimehed, väga tore meeskond, kes kindlasti aitab sul leida just selle haagise, mida sul vaja on. Olgu ta siis lihtsalt millegi vedamiseks, paatide jaoks, mis iganes. Et tegelikult isiklikult julgeks täitsa öelda, et kui keegi kasutabki näiteks väiksemat kaubikut, ütleme siis kas hooajaliselt, võib-olla töötadki oled FIE-na tööl, et mina soovitaks kaaluda ka haagist, sest ta on siuke, ütleme, sõitma natukene peab harjuma, aga jällegi teda on kerge kuhugi ära paigutada, kui sa teda ei kasuta, et sa ei pea sõitma ringi kogu aeg selle kaubikuga, mis on sul tühi, võtadki haagise täpselt siis, kui sul seda vaja on ja nagu just mainitud sai, on olemas ka haagise, kuhu sa saad ka euroalused sisse laduda, seega ei ole ka otseselt nagu seal enam mingit siukest küsimust. Aga jah, jällegi, kindlasti soovitan vaadata, uurida ja rääkida Brentexi enda meeskonnaga, et aitavad sul midagi kindlasti välja mõelda. Lisaks üks hästi huvitav ja väga kasulik asi on see, et Brentexil on siis hooldusvõrgustik, mis katab tervet Eestit. Ehk siis oletame, elad näiteks kuskil Võru kandis, sa ei pea sõitma eraldi selle jaoks Tartusse või veel hullem Tallinnasse, sa leiad ka enda lähiregioonist kellegi, kes sul nende haagiste hooldustega tegeleb, sest et üks asi, mida kindlasti peab meeles pidama ka haagist omades, on see, et haagis vajab hooldust. Eriti kui sul on seal piduritega haagis, neid pidureid tuleb kontrollida, haagistel on vaja ka ülevaatust ja samuti siis erinevad rattalaagrid, et linnapildis on näha haagiseid, mis on võib-olla 20-25 aastat vanad, juba lagunevad, aga kuidagimoodi need ikka on teedel, et palun selliste haagistega võimaluse mitte liigelda, sest ta on ohtlik ka teistele. Kui selle haagisega midagi juhtub, sa lõhud esiteks enda haagise ära, enda koorma arvatavasti mingil määral lõhud ära, võib-olla enda auto ja veel hullem ka kellegi teise vara. Et kindlasti hooldage oma haagiseid ja Brentex teeb selle nii mugavaks, et lihtsalt seal ei saa olla mitte mingit põhjust, miks seda mitte teha. Et jah, kindlasti hooldus on oluline. Jätamegi praeguseks hüvasti, et kohtume järgmises Meestelehe testirubriigis.